Tere kõik see tore rahvas, kes te olete loomaaeda tulnud. Meil on kohutavalt ilmaga vedanud, on ilus selline varasügisene ilm, kuldne, päikesepaisteline. Ja ma usun, et me võime alustada tänase loomaaia ninasarviku päevaga, mis sisaldab endas üsnagi palju põnevat ja huvitavat ja mitte väga tavapärast. Reis, kui nad toodi, see oli pikk, see kestis mitu päeva. Nii-öelda trailerautoga toodi ja see auto oli nii suur, kastid veel suuremad, et isegi see auto ei mahtunud meile siia loomaaia territooriumile, nii et need kastid tuli ringi kantidele ükshaaval loomaaia auto. Uskumatult uhke elukas. Et nii uhket elukat on raske ühelgi kunstnikul välja mõelda, sest tõepoolest, vaadake, seda kummalist sarve, seda saba, neid jalgu, seda hüplevat liikumist. Et me võime vist üsna kindlalt öelda, et ega nii võimsat kunstnikku ja inseneri nagu on loodus, inimene küll ei ole suuteline välja panema. Ja on ju uskumatult tore, et sellel ajal, kui meie siin suures eluringis saame osaleda, on siin olemas ka sellised uhked loomad. Ja eks ta ongi ju üks osa kogu sellest suurest elust, mille osa meie oleme, mille osa on kõik teised eluvormid, olgu nad siis putukad, olgu nad mingid kiskjad või siis sellised suured loomad, nagu see vahest isegi rohkem kui tonn kaaluv ninasarvik. Ei võtan siit välja taolise asja. Nii, me oleme nüüd selle koha peal, kus sellest sarvest saab praktiliselt ei miski, ehk siis vesi, CO2 ja mõningad muud ained ja tema reaalne väärtus, mis tal võiks olla, kaob olematuks. See meeletund, et see on ju mingi kolakas, me võiksime nii öelda, mis on küll väga oluline ninasarvikul, aga miks peaks inimene seda tahtma? Et selliseid koletuid kuritegusid korda saata, siis midagi ei ole teha, seal on, taust on väga lihtne. Arvud on sellised, et näiteks ajavahemikus 2009 kuni 2012 arvatakse, et liikus Aafrikast Aasiasse 4063 sarve ehk 12 tonni. 12 tonni, kui te teete väikese arvestuse, siis rahaliselt on see 840 miljonit eurot. Tallinna linna eelarve on 510 miljonit eurot võrdluseks teile, et te teaksite, kui suured rahad selles ringi liiguvad. Ja eks selleks, et seda sarve sellel loomadel alal hoida, proovitakse teha väga palju erinevaid asju. On väga palju erinevaid kaitsemeetmeid. Ja nende kaitsemeetmete edu varasematel aegadel on hea olnud ja praegu on osukord natukene hullem. Aga nüüd me võiksime natukene rääkida ka sellest, et kui see sarve väärtus seal tähendab Aafrikas on nii kohutavalt suur, et kas see avaldab ka mingit mõju siin Euroopas. Ja teate, see on kummaline tänu sellele, et selle sarve väärtus on nii suur, teda mitte ei jahita ainult Aafrikas ja Aasias, aga täpselt samamoodi on muutunud see suureks ja oluliseks mustatoru artikliks, nii kummaline kui see ka ei ole Euroopas. Sest Euroopas on loomaaiad, Euroopas on olemas muuseumid, kus on ninasarviku topised. Aitab küll, läks jah. Ja siin tagant tuleb liikumas siis üks väikene Aafrikapärane tants.
sellest, mida loomaaiad teevad ja mida nad plaanivad teha, aga võimalik, et ka natukene Tver Kralovi loomaaiast endast räägib ehk Brita Kalgan, kellel oli võimalus seal loomaaias pikka aega olnud ja kes on natukene vaatanud üldse seda, kui palju loomaaedades ninasarvikuid praegu on. Nii et ole hea, Brita. Aitäh, Tiit. Üleüldse maailma loomaaedades on musti ninasarvikuid hetkeseisuga 160 ringis ning valgeid ninasarvikuid 520 ringis. Ninasarvikuid Aafrikas 2009. aastal, kui Tansaaniasse viidi 3 musta ninasarvikut ning Keeniasse 4 valget ninasarvikut. Mustadel ninasarvikutel on siiani läinud väga hästi, nimelt neil on sündinud juba 2 poega, viimane neist selle aasta juunis. Siiani eelmise nädala seisuga on paraku looduses surma saanud juba üle 700 ninasarvikut. Eelmisel nädalal tabati üks kõige olulisemaid ninamehi sellest kriminaalsest rühmitusest, kes tegeleb ninasarve kaubitsemisega. Vanad riigid, selles mõttes võiks öelda, et ninasarvik on selline sõnumitooja kaugetest suhtetest aegadest. Ninasarvikul on täiesti ootamatu, et selline toidu värk on tal ette. Ei pääse veelida, et veel pimedalt, kui meil on peal 2 selline